palli endaga, sõidame. Jah, igastahes Jakobson selle järel siis ootas. Vaatame selle olukorra ära, siis tuleme jutuga tagasi. Pajo ise, hea pall liini taha, sealt on juba esimese võimalus olemas ja Nõmm kukutab penalti vääriliselt. Ja väga hästi ajastas, no kindlasti seda Varra hakkab seda üle vaatama, seda suluseisu olukorda, aga väga hästi Limberg korra tekitas endale ruumi, liikus natukene eemale keskkaitsest ja siis tegi avanemise liini taha ja no muidugi Pajo oskab neid asju leida, seda teame eelmisest aastast Palbergi näol ja Pajo, kelle hooaja algus tegelikult ei olnud kõige säravam, kui saab sedasi öelda, aga on siin selline eelmise hooaja Pajo on tagasi. Jah, eks see on jalgpalluri elu või üldse sportlase elu, ega see vorm võib vahepeal kõikuda, aga klass jääb ja pakutakse kordust ka siit sellest penalti olukorrast ja seal Limberg hästi. Imeline võimalus Pajol kohe viia Vaprus ette. Tuleb hästi ja kavaldab. Ja on olemas ja väga-väga hea alguse saab kohe Vaprus kätte endale ja ütleme, kui me rääkisime, et siin on nagu punktide peale mäng tabelis meeskonnad omavahel koos. Sa saad juba 4. minutil kätte, no see on tohutu pingelangus ja annab kindlasti edu või sellise motivatsiooni edu järgmiseks veesotaks mänguks. Aju ära ja jäädakse oma asjadele kindlaks, et see ei muudaks nende mänguplaanis otseselt midagi, et see on tähtis, et see võib olla sellise varase värava ütleme oht, aga suures plaanis ikkagi väga-väga hea algus Vaprusele. Nägime kordusest ka seda penaltit, Pajo ei läinud tugevalt lööma, pani sinna Nõmmele justkui külje all, aga siis tema poolt Üriso võtab hästi vasakut äärelt ette ka, aga sealt lõpuks ikkagi mehest mööda ei saa. Kivi, löögikoht, läheb tõstma ka ja Lati Puude. Oi, kui ohtlikult nüüd lõpuks siit tuleb see löök ja no siin jälle Vaprus pääseb. Tribüüni poole ja vaata, et siin peaaegu täis maja. Ainult see varem poolsem sektor. Limberg saab minna, nüüd on 3 versus 2 olukord. Tuleb hästi tühja peale ka ja see Põder ei säti esimesega löögile ja Nõmm supertõrje. Suurepärane tõrje Nõmmelt praegu, no ütleme jäi ette oma suure kehaga, sai selle õla või sellist selja vahele seal ja Jüriso on ikkagi gramm teravam, vaatame, hästi Demidov võtab ette, seal Kiviga sein ja nüüd on löögikoht ka, sätib hästi ja ei lähe üldse palju tagumisest postist mööda. Löögikoht kavalalt jäetakse ja ära seal. Kivi hästi keeras, selline poolpööre ja rohkem polnud vajagi, pani palli. Vaprusele õnne soovida ja suudetakse Kuressaarega see mäng või punkti vaja 6 punktiseks veada ja mäng on läbi ja võtab mängu alguse värava toel siit Vaprus selle võidu ja minuga mänguvärkseks intervjuuks siin Tristan Pajo saab öelda, et täna kerkisid Vapruse sangariks. No kas just sangariks, aga lõpuks saime värava kirja, aga ma ütleks, et see on puhas töövõit, et oli palju kannatamist ja kõik vennad andsid ennast maksimumi. Kui tugeva pitseri pani tänane see varajane avavärav tänasele kohtumisele, et kas mängupilt muutus äga? No ma arvan, eks kindlasti natukene, et alateaduses ikka natuke, et me juhime, et hoiame nüüd, aga suures pildis ma ei usu, et me midagi teistmoodi hakkasime tegema. Rünnakul olid teravamad, kas võibki öelda, et see täna pääses maksmusele, et kes lõpus suutis paremini täppi peale panna, see siit ka 3 punktiga minema kindis? No jaa, ma arvan küll, aga ütleme nii, et meil oli päris palju veel, mis me oleks võinud lüüa, aga saime ühe kirja ja sellest täna piisas, nii et see on põhiline. Täna tribüünid olid täis, võttis jalaga värisema või ei ole see hullu? Ma ei tea, kas just värisema, aga pigem just niisugune päris jalgpallitunne ka lõpuks, et päris palju rahvast ja kõik harjuvad ja äge oli mängida. Mis sa ise tunned, et Vaprus oleks võinud ka täna paremini teha, et see lõpetamist mainisid, aga kas mängupilt sujus sedasi, nagu oli plaanitud? No ma arvan, et suures pildis oli okei, et vahepeal vajusime liiga palju ära, et seda ei tohiks nii palju olla, aga ma arvan, et suures pildis võib rahule jääda, et oleks veel ära lõinud, see oleks palju ilusam pilt. Nüüd saite jällegi 3 punkti tabelis juurde, see tabeli tagumine ots on üsna tihe, vaatate tabelit ka, kui palju see teid üldse mõjutab? Ma ei tea, kui palju see mõjutab, et ma arvan, et me teame ise, et me oleme nagu hea tiim ja et peaksime saama kõrgemaid kohti. Aitäh sulle, Tristan. Aitäh mänguriste kommentaaridest, ma lasen su vistkonna juurde. Valesti läks? Ma ei ütleks, et midagi otseselt valesti läks, et oli võrdsete mäng ja pisidetailid lugesid ja Pärnul õnnestus ühest momendist ära lüüa, et meil oli
meil oli, ma arvan, et piisavalt momente, et üks värav vähemalt lüüa, aga täna nii. Kuidas sa ise ründemängu hindaksid? Mulle kõrvalt vaadates tundus, et ikkagi see hiile täpi panemine jäi üsna kaugele, et seda teravust sinna ei suudetudki lõpuks tekitada või nägid sa seda asja teisiti? Ja, eks see värava löömine on ju jalgpallis kõige raskem tegevus ja komponent, et eks seal tuleb harjutada ja ma ütlen, et võimalusi meil oli, et vähemalt üks värav lüüa. Mis siit endaga kaasa võtta? Kas mängupilt see, mis sa enne mängu plaanisid, õnnestus, oli seal vajakajäämisi? Eks alati saab parandada, et mingid asjad toimisid, mingid asju saab parandada, mingid asjad üldse ei toiminud. Et kaasa on võtta küll, jah. Mis on need asjad, mis üldse ei toiminud? Eks ikka tuleb vaadata, kuidas me seal kastis asetseme ja oleksime paremate löögivõimaluste peal. Ma küsin standardolukordade kohta nii palju, et sealt ka ei õnnestunud teha, et kas neid tuleks ekstra lihvida või millest seal puudu jääb? Standardolukorrad on ju tahte küsimus ja vaadates Kuressaaret, siis tahtmisest justkui puudu jää. Jah, eks seal on palju asju, mida tuleb harjutada ja mis standardolukordade juurde kuuluvad, et jah, alati saab paremini. Kui sa tabelisse vaatad, siis Kuressaare jaoks miskit kindlasti hullu ei ole, siit kindlasti oleks tahetud ka 3 punkti, aga kuidas senise hooajaga rahule saab jääda just punktide ja tabeli koha mõttes? Loomulikult tahaks rohkem ja võib-olla mõnest mängust oleksime väärinudki rohkem, aga tabel ei valeta ja hetkel oleme seal, kus me oleme. Küsin sinult ka siit lõpetuseks, et tribüünid olid rahvast täis, on see hea tunne, võttis jala värisema, kuidas ise sellele vaatad? Alati meeldivad, eriti mängijatele ja Eesti liigas. Aitäh sulle, Sander! Ma lasen sinu võistkonna juurde, aitäh!